see siis on kirik minu hotelli kõrval ja alanud on uus ilus päev ning nagu ma eile juba mõtlesin, et täna selliseid pikemaid kultuuri- ja ajaloo peatusi ja selliste objektide vaatamist ei tee, vaid pigem astun vähe pinkemalt punktist A punkti B. Ja plaan on välja jõuda Völnitsisse. Hauserts, Mühle. Mühle peaks olema miski veski. Ma näen, et see on ka vaatamisväärne objekt. Siin on mingisugune veepais. Tea, kas see on mingi siuksed hooned. Jah, et ei tea, kas on mingi vesiveski, aga siin see vesi ei ole üldse voolav. Jalutan läbi golfpark Romantische Straße Dinkestbühli ehk romantilise tänava golfiväljak. Siuke kahtlane punkt pallile pihta häsamiseks. Seal ees on jõgi ja siis on tiik. Et tea, palju neid palle siin kaduma läheb. Mais. Et kui seal mägede pool, mägisemal maal olid tüüpilised lehmad, siis siin siukesel lainelisel, võrdlemisi tasasel maastikul on tüüpiline mais. Olen juba läbi õige mitme väikese asula astunud, ehkki kõnnitud on vaid 9 kilomeetrit. Nüüd sisenen ühte järjekordsesse nimeks Lallieden ja see on Stadt Feuchtwangeni osa. Ja see Feuchtwangen, see on tegelikult üks romantilise tee sihtpunkte ka siinsamas lähedal. Kuigi nagu mul on täna kõndimise päev, siis ma sealt läbi ei astu, eks see jääb mõneks teiseks korraks. Aga põhimõtteliselt jah. Servapidi olen siin ka ära käinud nüüd, kui selle küla läbi teen. Vaat sealt eest sildilt on näha, et päris Feuchtwangenisse on 6 kilomeetrit siit kohast. Ja tagasi kohalik kirik. Aeg suurelt teelt kõrval astuda ja omal üks küps maisitõlvik vaja viiteks nokkimiseks leida. Üle Völnitsi jõe, mis siinkohal on õige kitsas ja seisev vesi. Ning edasi tuleb siit kohe Reichenbach. Reichenbach kuulub samuti Feuchtwangeni alla. Jääb pisut kaugemale ja paistab selline ilus roheline. Näe, valetasin Google'i Mapsi silma järgi vaadates. Feuchtwangenisse on siit Reichenbachist 5 kilomeetrit. Ja ees on Breitenau. See Stadt Feuchtwangen on ikka suur, see ka sinna kuulub. No sel külal paistab siuke kodelik jumakas kivikirik kivimüüriga olema. Ja siin on ka mingisugune infotahvel. Breitenau apostlite tee. Ja uudis on see, et siin ei pea kuidagi kiirtee pealt üle jooksma. Saab minna kiirtee alt. Mulle tundub, et ma hakkan vaikselt Völnitsisse jõudma. Et see seal 1,2 kilomeetri pärast peakski olema Völnits. Aga enne veel, kui ma sinna asulasse jõuan, siit saan veel imemaitsvaid ploome. Need välimuselt tunduvad küll sellist veits krimpsikud, natuke nagu kuivatatud, aga tohutult magusad ja head. Nii.
lahti Völnits. Völnits oli jõgi ja Völnits on ka küla. Ja miks asub Völnitsi küla just siin? Ju siit saab siis Völnitsi jõgi alguse. No Vikipeediast ma lugesin küll, et Völnitsi jõgi saavad alguse mingisugune 4 kilomeetrit eemal asuvast linnast, aga tont seda teab, et kõlaks nagu loogiliselt. Völnitsi küla ja Völnitsi jõgi saab alguse. Kui lillelised aiad. Et siin mingisugune tiik puliseb ja mingi pulskaev ja hakkasin tegelikult mõtlema, et kas see Völnits on ikka küla või ta on nüüd linn või ta on jälle see mingi Gemeinde. Aga no ei tea kindlalt ja ausalt öelda väga subjektiivselt minule, kes ma siit läbi kõnnin ja Obervölnitsis ka seda kord ööbin, ei ole väga vahet see administratiivne tiitel. Teisel pool teed kohe kirik, hetk tagasi bussid pööras. Oleks saanud siia bussiga number 807 ka. Outside hotell, siia hotelli ma pärast tulen. Aga ennem ma tahaks sealt poest läbi käia. Valikus on Aldi või siis sinna natukene tahapoole Reve. Ei tea, ma võtan vist Reve, valikud on paremad. Jep, Saksamaal näiks olevat see asi, et neid suuri kassakaid kaubanduskeskusi ei taheta plats keset asulat panna. Pigem sätitakse kusagile 2 lähestiku asula vahel, et mõlemad saaks käia ja ei rikuks linnapilti. Näiteks siin on Völnits ja Obervölnitsi vahepeal see nii Reve kui Aldi kui minu hotell. See siis oligi Reve, kus ma oostud tegin. Esiasta panin sinna vasakust uksest sisse ja platsatusin joogipoodi, vaatasin, et lapsi hea valik, et ainult joogid, et süüa valegi või. Aga teisel pool oli ikka kodelik toidupood ka, mis pärast meie veel soovis, et einen schönen Tag wünsche ich Ihnen, et just ilusat päeva soovin teile. Ma ei tea, kas see minu palverend või seljakott inspireeris seda ütlema või mis. Astusin oma iseteenindusega hotelli sisse. Siin on kirjas, et ükskõik kus sa tuled, ükskõik kuhu sa lähed, kasuta aega nende 2 vahepeal. Hotell mulle meeldib. Töölaud ja kõik olemas.